Sa oled kohvikus, ootad oma toitu ja sirvid samal ajal telefoni. Samuti ka kõik teised inimesed on oma ekraani külge naelutatud. Keegi ei märka, kes nende kõrval istub, millist lõhna õhus on tunda või mis muusika vaikselt taustal mängib. Me justkui elaks virtuaalmaailmas. Meie kehad on kohal, aga mõistus rändab kuskil mujal. Nagu filmis The Matrix, kus inimesed viibivad enese teadmata digitaalses illusioonis, samal ajal kui nende kehad lebavad liikumatult kuskil eemal. Mis paneb meid iga teavituse peale telefoni haarama ja lõputult scrollima? Selle taga on dopamiin, meie aju ootuse neurotransmitter. Dopamiini tase tõuseb mitte niivõrd hetkel, millal sa midagi saad, vaid vahetult enne seda. Just see ootuse tunne paneb meid otsima uut stiimulit ja aina edasi scrollima. Nii tekib hedooniline jooksulint. Uus telefon on mõne nädala pärast vana mudel. Uus auto muutub peagi lihtsalt autoks ning alati jääb tunne, mis järgmiseks. Me jookseme edasi, aga tegelik rahulolu ei saabu kunagi. Kuidas sellest ringist välja murda? Alusta väikeste sammudega. Hommikul ärgates ära haara esimese asjana oma telefoni. Anna ajule aega ärgata ilma dopamiini doosita. Tualetis või söögilauas jäta telefon taskusse või teise tuppa. Ka lühike paus treenib su meelt kohal olema. Lülita välja telefonis nii paljud teavitused kui vähegi võimalik. Usu mind, sa ei jää mitte milleski ilma, aga sa saad tagasi rahu ja fookuse. Ja nüüd kujuta ette sama kohvikut ilma telefonita. Sa vaatad ringi, märkad muusikat, lõhnu ja inimeste naeratavaid nägusid. Igal inimesel on oma lugu, täpselt nagu sinulgi. See, mida seal nüüd koged, see on päris. Mitte see, mida väike ekraan sulle ette söödab. Nüüd küsimus sulle. Kui järgmine kord lähed lõunat sööma, kas paned telefoni käest?